Tartu Maamessil on ka oma traditsioonid. Üks traditsioon on see, et timber.ee on alati kohal. On ka see traditsioon, et üks Eesti möödunud aastate edukamaid lauljaid, Toivo Asmer on alati kohal. Toivo Asmeril on alati hästi palju fänne ja sellepärast me temaga praegu kuidagimoodi jutule ei pääse. Aga noorema seltskonnaga, kes tänu Timberi raadiosaadetele meie kuulajal hästi tuttavad on, saame rääkida küll. No, näete kuidagi rõõmsad välja, kas see on sellest, et kontorist on välja pääsetud või on äri läheb hästi? Me oleme kogu aeg rõõmsad, on raadio lihtsalt ei näita pilti, kui me oleme seal rääkinud. Nüüd on see võimalus, et jaa, siis kui meil stuudios tehakse saate jaoks pilti, see on kõik väga tõsised. Saab lõpuks naeratada. Inimesed näevad ka, kes räägib. Hääl on tõsine, aga nägu naeratab. Aga kui palju sellist ärijuttu siin tegelikult räägitakse ja kui palju on see mess eelkõige sellepärast tähtis, et teil on hästi uhke väljapanek ja kui inimene suudab messi nagu vähegi tiiru peale käia, siis ta Timberit mäletab. On see põhiline? Eks see mõlemad on olulised. Ma arvan, üks asi on see, et messil on alati hea tulla uute asjadega välja, et seekord ka me siis tutvustame nüüd juba täpsemalt, kuidas me oma AI-lahendusi oleme nüüd ka siin Kooreüraski juures rakendanud ja kuidas me suudame ka harvenduse soovitusi anda või lageraie soovitusi anda vastavalt siis sellele metsale. Et see on nagu üks uus toode, mida me proovime siin nagu siis kanda kinnitada talle, inimestele tutvustada ja mõni võib-olla tunneb siis rohkem huvi Timberi vastu. Aga ma arvan, et neid on ka palju, kes tahavad lihtsalt tulla siia, et rääkida ja panna nii-öelda nime taha nägu ka, rääkida inimestega, saada aru, et kes on kes, ja kui du saadad selle e-maili või telefonis või raadioski räägid, eks võtta ei tea, kes on kes. Siin saad nime ja näo kokku panna. Kui palju on neid, kes tulevad ja räägivadki päris tõsist juttu, et kasutavadki seda võimalust ära, et öelda, et siiamaani kõik. Kuni selle hetkeni, mis me... Kõik inimesed tulevad ütle, et teil on metsatukk, mida hakkama panna. Ei, mitte selles suhtes, et kõik ei ole nüüd, see ei ole päris see eesmärk, et me peame seda tõsist juttu rääkima, et eesmärk on lihtsalt, et me räägime lihtsalt inimestega ka niisama juttu ja kuulame nende muresid, kus me ise saame aidata ja midagi lahendada, et pigem on ikkagi selline kohtumispaik, mitte väga tõsiste diilide ja tehingute tegemise aeg, et siin on igal ühel oma ja nii palju, kui me oskame aidata, nii palju seda teeme. Te olete kogenud maamessilised ja teate, mis siin ka laiemalt toimub ning Margus Kikuliga rääkides me just jõudsime järeldusele, mille ma natukene ebakorrektselt sõnastasin niimoodi, et paksudel ja koledatel inimestel ei ole soovitav maamessile tulla, sellepärast, et siin toidukaupade väljapanek võib asja veel hullemaks muuta. Et kas teil on mingisugused omad lemmikväljapanekud või asjad, mida te käite vaatamas ja mõned ostud, mida kaasa teete maamessil? Pole see aasta veel ühegi traktori otsa roninud. Võiks sellega tegeleda, enne just arutasime, et mõne kombaini otsas võiks ikka ära käia nagu. No muidugi, selles ma pean ütlema, et minu lemmik ikkagi on alati Timberiga väljapanek, sest sa pead kommi, saab kohvi, mõni saab veel napsu ka, kui vaja on. Nii et nalja napsu, kommi ja suu magusaks, et meie siit alalt saab alati kõike. Aga ei, siin on huvitavaid väljapanekud alati olnud. Kui ikkagi tiiru peale teed, siis saad kõhu täis, ma arvan, ja käed on ka kandamid täis, et mõned kotid, ämbrid, mida on näinud juba olema, et kes on mööda käinud. Aga ütleme nii, et aeg on alles esimene päev, et küll jõuab. Kogenud metsavaldkonna mehed ja tehnikamehed ka, kui tavainimesele on väljas olev tehnika õige sagedasti niisugune, et ma arvasin, et neid asju, mida ulmefilmis näidatakse, pole olemas, siis nad tegelikult on olemas, siis kuidas teie jaoks metsatehnika pool on? Kas on ka harjumuspärane vaatepilt või on seal ikkagi midagi sellist, mis võtab nagu hämmastama ka? Meil kontoris arvesteri ei ole. Meil on arvutid ja töökohad ja meie töökoht, kus me igapäevaselt istume, on hoopis teistsugune kui see, mis tehnika siin väljas on. Nii et ei ole ta meie jaoks harjumuspärane vaatepilt. No sina oled igavesti kiirete asjadega sõitnud. Kas tuleb tahtmine ka vahel mõne selline monster? Aeglasema asja otsa. Jaa, ei, ma hea meelega ronin selle sisse, kas me selle käitlemisega ka hakkama saan, on omaette küsimus ja ma arvan, et seda me selle nädalavahetuse vähemalt kindlasti ei näe. Ei näe ka ära ei õpi. Ei põnevaid asju ikka. Tegelikult ma väga ootaks, et
et ma näeksin ühte ettevõtet, kes tegeleb või siis tehnikat selles vallas ajamasti, mis puudutab droonidega metsa kaardistamist. Ma tean, et rootslased sellega tegelevad, aga vot Eestis ei ole ühtegi ettevõtet ega ka seda tehnikat siin veel näinud. Aga muidugi alati, tehnikat on muud põnevat, mehaanilisemat ja võib-olla mitte nii tarka, aga tarka tehnikat lisandub ka iga aasta. No see kaasaegse tehnika teema käib küll drooni, küll AI teemast läbi. Kas see on Timberi selline eripära praeguse hetkel niivõrd konkreetne ja järsk tegutsemine meie raadiosaadetes on ka viimasel ajal selliseks peateemaks või kui vaadata ringi, on see kogu sellises ärivaldkonnas, mis peab olema natukene paindlikum kui lihtsalt küttepuude lõhkumine? Ma arvan, et see on kogu sektoris toorme suurem väärtustamine, efektiivsem tegutsemine, olgu ta siis metsas koha peal, kas juba siis puitu välja tuues või langetades või olgu ta siis neid puid üle lugedes, et ma arvan, et see on igal pool. Rasketel aegadel alati püütakse oma tegevusi rohkem efektiivseks teha, ma arvan, et rasked ajad, isegi et nad võib-olla tänaseks hakkavad juba natukene mööduma, siis olles nendes raskes aegades viimased paar aastat sees olnud, siis ma arvan, et tuleb vaadata selles suunas. Võib juhtuda nüüd niimoodi, et selle videolõigu vaatab ära üks teie selline potentsiaalne klient ja teine potentsiaalne klient küsib, et mis seal räägiti, et ei midagi, ajasid niisama juttu. Ja selle vältimiseks ma küsin viimase küsimusena, et kas teil on öelda inimesele, kes on kuidagi metsaomanik, eriti selline hästi amatöör metsaomanik, mingi selline kasulik soovitus, mis talle tänasest jutamisest mul on kõige kasulikum soovitus on, et tule maamessile, tule veel kuni laupäeva õhtuni, tule registreeru, saa meie metsaühistu liikmeks, me anname sulle tasuta metsainventuuri andmestiku, mis me oleme otse oma siis sellest tehisintelligenti tarkvarast välja võtnud, saad teada, kas sul on kooreüraskid sees, kas on kahjustusi, saad teada, mis on sinu mahud, kas on juba võib-olla eraldistest välja kasvanud mahte, mida ametliku kava peal pole nähagi, kõike seda ja lisaks meil on veel ka siin Husqvarna meeste poolt koostöös välja pandud kõikide ühistuga liitujate vahel selline väga kaunis kostüüm igale metsaomanikule maailma vahel. Ahaa, nii et ma saan aru, et teie loosimistel on ka nõnda, et nokamütsi ja kleepsu asemel loositakse selliseid asju? Jaa, ikka midagi kasulikku alati, et midagi, mis... Palja käsi ei ole hea metsa minna, nagu nii iga endast lugupidav metsaomanik peaks vähemalt korra aastas ühe tiiru oma metsas ära tegema, siis selle jaoks varustuse välja loosime ja see on metsavaraste vastu. Kaasa anname. See on metsavaraste vastu, jah, just hirmutamiseks. Lüüa ei tohi, aga hirmutamiseks. Igatahes ma loodan, et teie tuju on kõigile messilistele nakkav ja kui laupäeval hakkab kõik ära väsinema, siis nad võivad tulla siia teie juurde, teha väike kohv või mingi muu asi ja lõbusast edasi minna. Nii et ilusat messi jätku Timberile!